Tervist! Personaaltreenerina panen ma kliendi tavaliselt soojenduseks 5 minutiks kõndima või sõudma või rattaga sõitma. Selle eesmärgiks on valmistada keha tervikuna ette eesootavaks treeninguks, valmistuda selleks ka vaimses plaanis. Ja mis on treeneri jaoks tegelikult väga oluline, rääkida kliendiga ja hinnata, kuidas tal üldse täna tunne on. Ja ega tal peale eelmist treeningut mõni lihas pole jäänud haigeks ja nii edasi, nii edasi. Kui ma lähen ise jõusaali lihastreeningut tegema, siis ma enne seda ei kõnni, ei sõua ja rattaga ei sõida, vaid ma teen enne kindla lihasgrupi tööseeriaid nii-öelda soojendusseeria. Ehk siis näiteks enne täisraskusega kükke võtan turjale väiksema raskusega kangi ja teen sellega, 6-12 kükki. Ja enne kangi lamades rinnalt surumist teen ühe seeria näiteks tühja kangiga. Esiteks aitab selline lähenemine mul aega kokku hoida ja teiseks olen ma nii harjunud ja kolmandaks saan ma nii soojendada ja tööseeriaks ette valmistada just seda lihast või lihaseid, mida ma kohe suurema raskusega treenima asun. Muidugi ei tee ma soojendusseeriat enne igat harjutust, sest kui sa oled soojendus- ja tööseeriaid teinud näiteks jalgadele, rinnale ja seljale, siis on sul tegelikult juba kõik kehalihaste piirkonnad raskusteks ette valmistatud. Ma tahaksin ka kohe toonitada, et kui sa oled jõusaalis alles algaja, siis on sul tegelikult mõistlik ikkagi enne treeningut see 5-minutine aeroobne soojendus teha. Ja võib olla, kui su treener sulle niimoodi soovitab, teha veel ka lisaks soojendusseeriad harjutuste ette. Aga kui sa teed nagu mina, ehk siis teed tööseeriate ette soojendusseeria ja sinu eesmärgiks on enne kõike kasvatada oma lihasmassi, mis minu peamine eesmärk ei ole, aga sinul näiteks võib vabalt olla, siis on tegelikult seni olnud vastuseta üks väga oluline küsimus. Kas treening tulemuste osas on parem, kui sa teed soojenduse väikese raskusega või on parem, kui kasutad juba soojendusseerias suuri raskuseid? Mina olen soojendusseeriaks seni teinud pigem väga väikese raskusega pikema seeria, sest ma ei tea, see tundub lihtsalt kuidagi mõistlik. Aga nagu me väga hästi teame, võib selline tagumiku tunnetus olla sageli ekslik, mistõttu on mul väga hea meel, et välja on tulnud värske teadusuuring, kus otsiti vastust küsimusele, kui suure raskusega peaks tegema soojendusseeriat, kui sinu eesmärgiks on maksimaalne lihaskasv. Tegemist oli nii-öelda crossover tüüpi uuringuga, ehk siis kõik selles osalenud olid iseenda võrdlusisikuks ja tegid enne kangi rinnalt surumise, masinal jala sirutuse ja ülalt seljalihase tõmbe tööseeriaid 3 erinevas treeningus 3 erinevat tüüpi soojendust. Esmalt tegid muidugi teadlased kindlaks, milline on igas selles harjutuses iga osaleja 10 korduse maksimum. Ehk siis leiti maksimaalne raskus, millega katses osaleja suutis teha ühes seerias 10 kordust. Seejärel tegid kõik osalejad treeningu käigus mainitud 3 harjutuse tööseeriate ees soojenduseks 15 kordust oma 40% raskusega selle harjutuse 10 korduse maksimumraskusest. Teises treeningus tehti soojenduseks 10 kordust ja kasutati 60% 10 korduse maksimumraskust. Ja kolmandas treeningus 5 kordust 80% 10 korduse maksimumraskusega. Ehk siis loogiline on see, et mida suurem oli raskus, seda väiksem oli soojendusseerias korduste arv. Tööseeriates sundisid uurijad katses osalejaid tegema 3 seeria käigus nii palju korduseid kui vähegi võimalik ja raskusena kasutati siis 10 korduse maksimumraskust. Teadlased uurisid, mitu kordust suutis iga katses osaleja igas seerias teha, kui suur oli nende treeningmaht ja lisaks analüüsisid nad sportijate väsimusindeksit, mis on selline huvitav näitaja, mis saadakse siis, kui vaadatakse, kui palju langeb korduste arv viimases seerias võrreldes esimese seeriaga, ehk siis antud juhul 3. seeriaga. Ja kui nüüd tulemused kokku löödi, siis oli tulemus selge ja ühene.
kõige suurem treeningmaht ja kõige madalam väsimusindeks oli konkurentsitult siis, kui uuringus osalejad kasutasid soojenduseks kõige suuremat raskust. Ehk siis antud juhul 80% oma 10-korduse maksimumist, millega nad tegid siis soojenduseks 5 kordust. Teisisõnu ja lihtsamalt öeldes, tulemus oli vastupidine sellele, mida mina isiklikult eeldasin. No, me võiksime nüüd väita, et uuringu tulemus on väheväärtuslik, sest tegelikult ei mõõdetud ju selle käigus, millise soojendusega saadakse kõige suurem lihaskasv. Aga tegelikult ei ole ka see vajalik, sest me teame tänapäeval väga hästi, et treeningmaht, mis oli antud juhul kõige suurima soojendusraskuse kasutajatel, on peamiseks näitajaks, mis annab meile aimu selle kohta, kui efektiivne meie lihastreening saab olema. Ehk siis, kui veel lihtsamalt öelda, mida rohkem ja suuremate raskustega sa treenid, seda suuremad ja kvaliteetsemad lihased sa saad. Seega, kui sa oled jõusaalis käinud juba aastaid ja tunned oma keha ja võimeid hästi ja su lihastreeningu peamine eesmärk on kasvatada lihaseid, ehk siis saavutada maksimaalne lihashüpertroofia, siis tee tööseeriate ees lühike soojendusseeria suure raskusega. Aamen ja jõusaalis näeme!